Hei, kallis diski rahvas. Mina Tarvo, see on Disc Golf Express ning seekord olen mina kommenteerimas sellist võistlust nagu EDGL Pro karikasarja jõulumäe etappi. Toimus see siis 27.04, et mõnda aega on juba möödas ja näemegi juba, kes meil siin lead-kaardis siis on. Mauri Vilman, otse loomulikult see ei ole ilmselt kellegile mingisugune üllatus ning -10 esimesel ringil on tummine. Järgmisena Björn Marrandi, samamoodi väga tummine ring, -10 ning sel ohajal esimest korda siis näeme, kus Mauril on reaalselt konkurentsi, mis on äärmiselt vägev loomulikult ja millegipärast alati lead-kaardis olev Kristo Raik. Kas see oleneb ilmselt tasemest? Rating 1009 enne seda võistlust. Ilmselt hetkel on juba natukene muutunud, minge vaadake kõik järgi. Ja minu ülekannetes esimest korda Maiko Rimmel, rating koguni 1013. Et see on täiesti tundunud mängija ja väga huvitav oli teda mängimas näha. Aga siin selline oli ilm, 7 kraadi sooja, tuult oma jagu, aga õnneks mängime metsas. Selline on siis esimene korv, par 3, 90 meetrit. Tuleb tabada käppi, tuleb ketast lasta kõrgelt lendus sellepärast, et korv asub oluliselt kõrgemal, kui seda on tiiala. Ja mis siin kindlasti teha ei taha, et liiga kõrgelt visata ja liiga pikaks, sest siis sealt läheb hoopis teistpidi pahasti. Oleme siin kollase raja alguses, kell on saamas 14 ja 45. Meil on EDGL Pro karikasarja teine etapp. Ja tõepoolest, kui keegi mõtleb, et mis nimel käes on, siis mina ei ole Jako Rents, vaid hoopis teine teadustaja. Ja nüüd on rajale minemas MPO Liiderpool. Siin on põnevust kamaluga oodata. Esimesena palume tiialale palava aplausi saatel mees, kes vahetas sponsorit enda nimeliseks MVP Mauri Vilman plastik, see on Mauri Vilman! Nii nagu juba öeldi, siis rajale ei saada meil seekord Jako, vaid Roger. Tervitused sulle. Ja nüüd näemegi, et Mauri läheb ilmselgelt ees käega, mis tundub väga loogiline, kui sul sellist purakat on ja Eesti tippmängijatel on see purakas ilusti olemas. Aga kahjuks see puu oli natuke vale koha peal, tundus väga hea viskena. Mehe, kes hoiab kaabukultuuri üleval, aga praegu millegipärast on nokamid peas Björn Marrandi! Björn on siis valitsev MJ18 Eesti meister. See video on ka mul kanalis täitsa olemas, et otsige see üles. Kutt näitas seal ikka totaalset võimu. Ja täitsa okei. Väga hea, sealt saab puttida. Kolmandana palume siin liitkaardis tiialale mees, kes ei kokku ühegi korvi ees, see on Maiko Rimmel! Nii, siin on graafik on natukene vales järjekorras, aga ei ole hullu, -9 on kõigil. Ja Maiko panebki samamoodi ees käega, purakat seal käes on ilmselgelt, aga läks igalt poolt läbi ja kenasti putil, võib-olla seal üks puu on natuke ees. Liitkaardi lõpetab alati naerusoine mees, lubas ka ringi lõpus anekdooti rääkida Kristo Raik! Nii, kui keegi teab, mis anekdoot selle peale ringi lõppu oli, siis kirjutage meile siia kommentaariumisse, et kõik saaksime teada, tahaks väga teada. Ja oleks natukene üllatav, et Kristo tagantkäega läks, sest me teame ju, kui hea tal eeskäsi on, aga nagu näeme, tagakäsi on samuti väga hea. Nii, siit ilmselt pougisid sellelt korvilt ilmselt keegi ei taha, et ilusti, oih. Nii, teise kaamera peale ei läinud, järelikult ei veenenud. Ja korvi peal on ilusti lipp ja näeme seda tuult.
et ma arvan, see tuul on ka see põhjus, mille jaoks selline layup siit tuli. Nii, birdie putt. Siit ilmselt tuleb tõeline proov. Ai, ei olnud päris see. Ja siit tõeline proov number 2. Kas see on sees? Ai. Kettidele kõdi, aga kahjuks ei. Nii, comeback oli väga hästi tehtud. Signatuur 1 jala putiga. Kui seda saab nimetada, sest mina ei tea ühtegi selline tõsiselt tasemel mängijad, kes sedasi putiks. Kui teie teate, andke mulle ka palun teada, huvitav oleks võrrelda. Ja raja number 1, koristustöö on tehtud ja saamegi edasi liikuda rajale number 2. See on siis par 4, 210 meetrit. Avaviskega peab arvestama ka mandoga, mis meil on siin paremat kätt. Selle elektripostiga, valgustuspostiga absoluutselt maandusala võiks olla kuskil siin kandis, kus me siin korraks nüüd seisma jäime. Siit, kui kuskile siit kurvi peale juba saab, siis on tõesti suurepärase avaviskega tegemist ning siit nagu näeme, läheneme on juba lihtne. Kergeks teeb selle raja see, et viskad kõvasti allamäge, aga samas teeb see ka selle natukene raskemaks. Ees käsi tundub ka loogiline valik olevat. Ja ilusti flippas ja kas jääb liiga kauaks minema. Jäigi liiga sirgeks minema, aga maandus ilusti tee peal, et sealt on, võiks olla kenasti nähtav see korv isegi. Nii, see tundub natuke parem, näete, ilusti seal lambi juurest hakkas keerama ja võib-olla natukene liiga vara, aga maandus väga hästi. Ei läinud väga sügavale metsa sisse ja võiks olla ka väga hea koha peal. Nii, seega natukene hakkas üle kerima, aga mahub tee peale ilusti ära. Oi, kui ilus. Vot sedasi sa tahadki seda ketast siin visata, et võiks selline raja muster näidiseks see visev jääda, et väga hea töö. Nii, hopsti. Ja niimoodi visataksegi eeskätt. Kuskile sinna Björni kanti, aga vist natukene mööda sellest väikest elektrikapist läks mööda, mulle tundus, nagu siit näeme. Mauri sai tõesti väga soosiva puu löögi ning on ilusti nähtavana. See vist on natukene läks käest ära. Liigutusest oli näha, et tundus, et läks natuke varakult käest minema, aga ujus igalt poolt läbi ning teades Mauri putti on siin täitsa šans olemas. See jäi kahjuks natukene lühikeseks. Ja Björnil nüüd on, nagu näeme siit poolt ikkagist päris, ongi Kristo Ketas on seal samas kõrval. et pean tunnistama, et piisavalt aega möödas, et tegelikult ega väga palju sellest mängust ei mäleta, mis võib-olla isegi kommenteerides on hea. Oi, suurepärane vise siit tuleb Björnilt. Opa, plaks. Nii. Kristol nüüd on võib-olla natukene otsem tee, et Björn pidi natukene nii-öelda ussitama puude vahelt. Aga läheb hoopis sealt poolt ja tundub hea valik olevat putil. Aga miks siis seekord olen hoopis mina kommenteerimas ja
Markus ja Mikku ei ole. Poistel on lihtsalt nii palju tegemist, et ei ole aega. Et kahjuks ma ei ole võimeline neile maksma, et neile seda aega tekitada, aga saate seda võimet mulle tekitada, kui liituda Patreoniga. Ja siis on isu äratavam ka neid poistel seda aega rohkem leida just selle jaoks. Aga kõik on okei. Ma loodan, et ei ole väga pettunud, et minu häält jälle kuulma peate. Mina natukene olen. Mulle Markuse ja Miku kommentaarid täitsa meeldivad. Aga põrdipott number 1. Päike natukene tundub, et segab. Aga ei ole hullu. Selle video esimene pördi on tehtud. Jah, nii, Mauril on ikka superpuut, seda on lausa nauditav vaadata, kui sirgelt ja teravalt see ketas ikkagist lendab. Nii nunnu. Nii, põrdipott number 2 nii olemas, mis teeb seisud eriti põnevaks, nagu need juba seda ei oleks olnud. Björn Marlandi läheb juhtima. Ja hopsti, nii. Maikol siis kahjuks Barret, et oli päris hea koha peale avaviset. Kord number 3, par 5, 222 meetrit ehk siis 222 avavise. Viska nii kaugele, kui suudad. Elu on näidanud, et ei pea just tingimata fairway peale jääma, sest siin puude vahed on piisavalt suured, sest siin nagu näeme, et lisaks jalgratta ja krossi rajad. Kui saad juba siia üles, on väga hea, aga need poisid ilmselt tahaksid juba 2 viskega jõuda kuskile siia ringi juurde, et iiglit proovida. Vaatame, kas see neil ka õnnestub. Nii, boksi on endale siis võtnud Björn. Ning nagu ka näeme paremal üleval, et kui sa tahad oma logo näha siin, kallis discgolfi sõbrast, ettevõtte omanik, otsustaja, mis sa oled, tsekka Patreoni, saad oma logo siia ja saad näidata ka discgolfi sõpradele, kui ja discgolfi toetaja sa oled. Björnilt suurepärane vise, et seal ei olegi midagi kommenteerida, et niimoodi on isegi natukene igav, kuigi väga ilus oli vaadata. See vist läheb natuke liiga laialt, aga sa vahi. Sellise viskega, kui ma eksi, see esimene silt vist oli seal 100 meetri peal, et sellise viskega 100 meetrit visata niimoodi, et 10 meetrit tuli veel tagasi mäest alla ka. Ja samamoodi päris laialt, aga oi. No seal on kusagil ka Mando, seda ei maksa unustada. Ja sellest siin poisid ka rääkisid, et tundus, et on safe. Samamoodi väga sirgelt siin peab julgelt viskama. Ei, see jäi sinna kuuskades kinni ja pani plehku sealt alt nurgast oli näha. Ja ongi nüüd Maiko on natukene keerulises kohas, nagu näeme, et jalgealune on puhas, saab rahulikult sammu teha. Paremal on meil see mägi. Et eesmärk võiks siit olla ikkagi sinna vähemalt mäe peale saada, kui saaks mäest üles, oleks veel imelisem. Nii, mäejala, mille kuskile sinna ta kukkus. Nii, nagu näeme, täpselt 100 meetrit. Et minge ja tehke järgi, et visata kuskilt 5 meetri kõrgusel vastu puud ja siis 10 meetrit tagasi kukub ja kukub 100 meetri peale. Nii, siit muidugi ülemäe visates ei tohi liiga kõrgelt seda ülemäe visata, sest vastasel juhul lendab see ketas jube kaugele korvist. Sest nagu droonist nägime, siis läks sealt natukene allapoole ka ja seal on veel laskumine peale korvi ja siis igasugused seiklused võivad sealt tulla. Nii.
ja Mauri valis sellise tee ja jäi ilusti sinna müüri äärde. Varsti näeme, missugune putt tal on. Maiko siis jõutis isegi, ütleks, et poole mäe peale, ilusti tasase maapinna peal ja sealt see ketast tuleb ja pidime natukene sisse zoomima siit arvuti pealt, aga Circle 2 ilusti 3. viskega ja birdie putt. Et arvestades, et kordagi pole fairway peal olnud, on see ju suurepärane. Nii, 140 meetri märgi juures on meil Björn, kes siis avaviskelt tegi kõige esimesena ja tegi nii ilusa viske, et seal ei olnudki midagi kommenteerida. Rääkisin hoopis muudest asjadest. Hopsti. Nii. Kus see tuleb? Oi, tuleb ilusa kaarega ja ringis ilusti 8-9 meetri peal. Nii, Kristjan ka nüüd huvitava koha endale leidnud. Ilmselt tahab ka sellise Spike Heiseri moodi asju teha. Vähemalt kehas on selline. Ja nii see lenduga läks. Ja nii see ka ilmselt maandub siia. Apsti, väga kena. Nii, meil ongi siin Maiko. Apsti, selline putimees. Vai, kaunis. Aplaus on välja teenitud. Tänusõnad ka teistele, väga super. Nii, siin meil peaks nüüd, näe, mütsikene paistab sealt, see on meil Mauri. Ja, sai proovida, see oli iigliputt. Ja see on ka nüüd iigliputt, jätke see endale meelde. See on isegi julgelt 8 meetri peal. Apsti. Eagle on fakt, on olemas, läheb kirja -13. Ja Björn tõesti mainis seda rada nagu õpikust, et kuidas iiglit siit võtta. Et noh, naljakas on nüüd Mauri puhul muidugi vaadata, et oli putil ja peab leppima birdiga. Ei saanudki iiglit. Oi, kui kahju. Nii, kord number 4, par 4, 184 meetrit. Visakame siit ülevalt silla pealt ja tuleb visata siia käppi. Kui sa just ei ole hullumeelne ja ei taha üle metsa visata, linna legendid räägivad, et sedasi on võimalik ka iiglit püüda, aga esimene vise võiks kusagil sealkandis olla, kus toon juba mööda lendas. Ja siit näemegi, et sealt olen juba suht otse tee korvini, mida kaitsevad sellised puud ilusti ümber ringi, et võib ka nii juhtuda, et jäädki täpselt kuskile tobedalt puu taha ja putt on raskendatud, aga see teebki asja palju põnevamaks. Nii, siin on Björnil midagi aeglasemalt tundus käes. See on mingi aeglasem mid-range, see siit apsti kuskilt tuli läbi, ma nägin, näe, sealt on. Ja nüüd ongi nii, see on tiigala on nüüd selline huvitav siin, ma ei tea, kui kaua see sedasi on, et aidake mind. Et ma pole väga ammu jõulumäel ise mängimas käinud ja et seal on tehtud see ka selline tiigala suund, selline taevasse nii-öelda, kuhu Kristo nüüd ka läheb. Nii, tundub okei, et üle puuded võiks lennata küll, kõrgust oli, kas on ka distantsi. Nii, apsti, seal see ketas on. Nii, kus on korv? Korv on sealt natukene tegelikult eemal. Ma sinna ei läinud. Järgmised visked tulid juba peale. Et Kristo siis on kuskil 25 meetri kaugusel korvist. Et täpselt missugune vaade tal sealt on. Näeme varsti. Mauri tegi selline Stockheiser. Ja Maiko siin näitab klassi opa, selline skip. Tõsi, ilusti vasakus säärde ka, kus avaneb see, võiks eeskäe jaoks avaneda see vise päris hästi. Nii, Mauri tundub, et läheb siin tagantket vitskama. Nii, see ongi. Otse korvile peale tundub.
see ei tohi kaugele skipata ja opa, ilusti 4 meetri peale. Mauri peab siin ikkagi survestama 2 viskega, on Björn ju siin esimese 3 korviga juhtima läinud, et see on ikka muljetavaldav sport, oi. Nii, siit tundub, et on ikkagi sputil, täitsa uskumatu, et saab ikkagi sputida Birdit. Jah, nii nagu ma ütlesin, et siit Mikkola annab ilusti eeskäe jaoks, aga tundub, et liiga palju läks ikkagi vasakule. Nüüd tuleb tagasi, kaunis, ilusti ostab puud ka, väga kaunis 4-5 meetri peal. Ja siis me näeme, kus on Kristo peale avaviset, et korv on seal samas. Inimesed poleks puid ees, siis oleks väikene selline lihtne putt, aga siit näeme, et piilub siit puude vahelt, et suht keeruline tegelikult, et ma arvan, et ta üritab ikka väikese runni siia anda, aga pigem oli see ikkagi lay-upi moodi. Nii, Björn. Alguses tundus tema lähenemise vise ikkagist katastroofiliselt kehv olevat, aga tulemus on suurepärane, et jälle kena putt 6-7 meetri pealt ja Birdi. Ai. Siin on võib-olla natukene kaamera närviga pistmist. Et nüüd on natukene isegi kaugemal kui alguses oli. Seda mees keegi tegelikult ju ei taha. See läks võib-olla natuke liiga vasakule, aga ei olnud kehv putt. Ja väga kindel. Keegi ütles taustalt ka lebo. Et jah, mõelge, et 4 korvi mängitud, et Björn oli ka rajal oli ju Birdi putil ja eksis selle Birdi putil ja 4 korviga 4 alla juba teinud, et tõesti väga kuumalt alustanud ning väga tõsiselt tahab seda võitu koju viia. Aga meil on veel mängida 14 korvi ja see ongi paras hetk meelde tuletada, et liituge ja toetage meid läbi Patreoni. Näete sisu ennem kui teised, osalete loosimistel, just lõppes meil kettajaht, millele sai tehtud live, et selle saate ka tagantjärgi vaadata minu kanalist ning kindlasti läbi Patreoni chati saate igapäevaselt kursis olla, mis toimub, et millal miski asi tuleb, et see on ainukene koht, kuhu ma seda kindlasti ütlen, et kuhu ma olen minemas filmimas, kui kaugel mingi edit on, kui kaugel mingid asjad on. Näiteks Patreoni inimesed juba esmaspäeval siin teavad, et mis video on kohe valmis ja tegelikult selle kommenteerimise ajal tegelikult on juba Patreoni üles laadimas. Aga seda ilmselt näeb YouTube'is alles paari nädala pärast. Nii, Björn. Boks on tema, 2 viset on edu. Et kord number 5, selline ilus, selline laugev, vasakule kulgev. Et ideaalne tagantkäe viskerada, 122 meetrit ja natukene viskas pikaks, ta viskas ligi 140 meetrit selle viske praegu, et minu kui keskpärasel mängijal on seda ikka valus vaadata. Aga samas suur rõõm, et meie noortel mängijatel on selline prakas ikkagi seal käe sees. Ei mahtunud, läks ikkagist kuskile väga sügavale, see on ikkagist päris korralik pahandus, sealt tuleb Kristol nüüd päästma hakata. Nii, see tundub päris kaunis, kas see ka pikkust on? Loomulikult on, mis jutt ma räägin, isegi läks 5 meetrit pikemaks kui vaja, ilusti kontrollitud, ise no problemo.
ja hopsti, see tundub ka väga hea, aga ikkagist läheb liiga kitsaks, aga ei läinud läbi. Oleks ju võinud. Nii, kus see korv üldse? Korv peaks natukene paremale poole jääma seal ekraani vaatest. Kas me näeme ka teise poolt? Suumime välja natukene. Nii, seal on meil Kristo. Väga ilus puud vahelt vaade. Tšau. Et see on nagu fotoalbumist vaataks. Nii. Ja oi, kui täpselt ümber puu ja putil. 5 meetrit. Väga kaunis töö. Nii. Ma ikka siin väga pikalt aega ei läinud sättima ja viskas selle jump putiga korvi alla isegi korraks tundus, et kas tõesti. Nii. Tõsine test nüüd Björnile, et oma edu hoida Mauri kees, mis on mängu algfaasis oluline, aga ei. Sest me teame, kui tugev mängija Mauri on. Ja ega siin ka Kristodel ja kõik on ju lähedal ja siin ka chase kaardist tehti päris hullumeelselt mängu, milles me räägime siis tagumises 9. Aga jah, väga kaunis päästa tegelikult Kristolt hetkel, et põugisid nii tihedas heitluses ei tohi saada. Et 1-2 paugid ja sa oled poodiumi mängust väljas põhimõtteliselt. Selline tunne on tänapäev Eesti tippdiscgolfis. Hopsti. Ja tuligi ainult 1 birdie sellise default viskelt, aga rada number 6, par 3, 99 meetrit ja väga kaunis fairway, väga kihvt, väga lähedalt sealt puust lendas see droon mööda, aga vaadaku hästi drooni videot seekord meil on, et rooste on meil maha pühitud, Alari tegi väga suurepärast tööd ja hopsti, siin meil ongi see korv, et siin on lihtsalt 100 meetrit vaja tikksirgelt visata, mitte liiga kõrgelt, mitte liiga madalalt ning sa oledki korvi all. Nii lihtne see ongi. Nii, see tundub kõrgele vist läks, ei õige kõrgus, aga läks liiga palju üle, aga kuidas see nagu iga poolt läbi mahtus, see on minu jaoks müstika hetkel. Ja nagu näeme, pin high enam-vähem ja 12-13 meetrit, sest meil on ilusti ringid siin joonistatud. Teravam siin kindlasti juba märkas ka, et tegelikult alumine graafika on saanud väikese uuenduse, et andke mulle teada, kuidas teile see meeldib ja oi, kuidas siin kasutatakse terve tunnel ära ja lihtsalt tõesti plaks, et annaks läbi ekraani ka siin plaks, viska 5, see lihtsalt oi, vot seda see ongi vaja visata siin. Et läks isegi natukene liiga vasakule, ilus tikksirge. Väga palju jussitan, nii nagu Björn, et Björn kasutas terve fairway ära. No, mine läbi. Ka siit on putil ka ringis, ütleks siit vaatest. Ja siin ongi meil Mauri, nagu näeme, et mahub tema ja, aga siin näeme, et siin on raskused, et nüüd seda vaadet näen, siis tulebki meelde, et ta seal ikka natukene aga otsustas, et kuidas sealt vaadet minna, et nagu kogenud mänge ikka, et kõik oma valikud tuleb läbi kaaluda ning siis panna sisse või? Ei, ma mäletasin valesti, okei. Aga nii, 9 meetri pealt Kristo. Nüüd Mauril on par tulemas, siit oleks oluline see 1 stroke või 1 ise tagasi võtta. Hopsti olemas, korraks käest lahti tundus, et läheb võib-olla liiga mööda, aga hingab kergendatult ja ongi olemas.
nii, nagu näeme, Maiko isegi oli lähemal kui Kristo, et siit on 6, maksimalt 7 meetrit olemas, kaunis, väga kaunis putt, mulle väga meeldib, ilusti extendib nii-öelda, sirutab käe välja korvini ja tõesti, väga kaunis. Ja noh, siin ei olnud kahtlustki ja Björn ei olegi saanud veel puttida, et tema avaisa oli nii lähedale, et suurendab jälle oma edu 2-viskeliseks, aga nüüd on Mauri ja Kristo viikis ning kes on Eesti discgolfi jälginud, see teavad, et Kristo võib ka ikkagist väga-väga tuliseks minna. Rada number 7, par 3, 107 meetrit, tuleb visata mööda siit ülevaseks kannu, kui saad siia ülesse, siis peab ka feidima paremale, sellepärast et korv on meil siin nii-öelda orus, nii, keerame natuke allapoole ka, keerame, väga hea, seal see korv ongi ning jah, siin tegelikult näeme ka teist kaamerameest väga hästi, meie väga ägeda sinise mütsiga ja et mul on teha eest nagu suur respekt selleks hetkeks, kui siia rajale jõudsime, oli see pulk, mille peal see kaamera seisab, oli tal juba katki ja ta hoidis, ühe käega hoidis seda koos ja teise käega filmis ning proovige järgi, see ei ole üldse lihtne. Ja jäi ikka sinna püsima, sest see organ ju selline, et saad sealt võib-olla, kui see oleks sellest mättest mööda läinud, siis oleks võinud ka sinna alla veerda täiesti rahulikult. Et see on pigem selline rada, kus on pöördi, tundub selline raskemat sorti, aga eeldaks, et 1-2 meest ikkagi siit võiksid putile ennast panna. Nii ongi ilusti all olemas. 6-7 meetri peal on Kristo ja -14 on silme ees. Ei, see tundub liiga madal ja keeras natukene üle. Kuskile sinna ta läks, et pin high, et 100 meetrit eest käe viset oli seal, aga natukene vales suunas. Nii, see läks liiga kõrgele ilmselgelt ja oksad tõmbasid ta maha ja siit, noh näeme, et siit ei ole midagi, oi, korraks tundus, et võib oht olla, täiesti pimesi sealt viskas. Siit Maiko võib-olla isegi õrnalt võiks korvi lipu vähemalt näha oma enda vaatest, jah. Et väikese proovi ta siit tegi, mis oli päris korralik. Ja nagu näeme, Björnil tõesti oli väga vähe puudu, eks ta oleks võinud see ketaselt alla veerda, ta tahtis seda. Et kahjuks jah, see hea hooga natukene raugenud. Siis ta teeb ilusti tugijala alusel puhtaks. Teise jala alt ei ole vaja puhtaks teha ilmselt. Ja seda ei osanud oodata kausale. Et kahjuks jah, et see on käest antud põrdi, see on teine põrdi, mis ta on käest antud, et esimesel rajal andis käest ära ja siit andis käest ära ja et siis oleks juba ju -15, et aga oleks on sama, mis poleks. Järgmine rada ootab ees, ei ole hullu. Nagu näeme, tema on juba valmis, et poisid, te kiiresti, lähme juba. Noh, ilmselt ta päris nii ei mõelnud, aga par frame. Ja saamegi siit edasi liikuda 8. rajale, mis on par 3.
111 meetrit, noh kui meil oli üks 100, mis oli 222 meetrit, siis siin on 111 meetrit ning mis siin keeruliseks teeb on muidugi fairway, nagu jõulumehel ikka, aga kui sa liiga purraka paned, siis võib ka siit päris pikaks minna, sest peale korvisid laugelt läheb allapoole ja on nähtud siin neid kettaid veeremas küll, aga vaadake, kui kihvt vaade meil siin on. Tervitaks ka seda ühte pealtvaatajat seal, et meie tippude tippu jälgimus käia on mõistlik, soovitan seda kõigil teha. Ei, see tundub päris hea, ja hopsti, nii, ringis, see on ringis, Björn jätkab ründamist. Aga jah, mis ma tahtsin öelda, et mis mind üllatus ongi see, et sai ka Annikorus vahepeal käidud ning seal MPO liitkaardi ikkagi jälgis suur seltskond, pea 20 inimest, aga siin on meil näed ainult üks. Mis värk on? Ai, see ketas mõnusalt keris üle, aga seda väga kihvt vaadata, aga kahjuks ei mahtunud fairway'l ära. Nii, Maiko siin aega ei raiska. Ja kahjuks see vise ebaõnnestus. Tagant käega ongi minust, tundub see natukene raskem, aga ilmselgelt ta tunneb tagant käega seda rada visates ennast killemalt. Apsti, see tundub ka liiga paremale läks, aga kas tõesti läheb igalt poolt läbi. Täitsa uskumatu ja on seal 12-13 meetri peal ja no vaadake seda, noh, atleetlikus kuubis. See nüüd jäi siin kuskile üles. Ja jälle Kristo pakub meile ägedaid vaateid. Korv ilusti paistab. Ja ei, liiga palju nurka, aga puu päästis ja lihtne parr on sealt tundub tulemas. Ja Maikol on kahjuks siit parri saada nüüd üpriski raske, et kui siit teravalt pikaks läheb, siis on võib-olla päris suur pahandus läkski mööda, aga suur pahandust õnneks ei tulnud. Ja nüüd näeme, kus siis jõudis Mauri, et õnn soosib tugevamaid ja see ring juba esimesed 9 korvil oleme juba mitmed korda näinud, kuidas on Maurit natukene soositud ja see samamoodi mööda, mis tähendab, et Björn on põrdiputil. Siit mõõda minnes võtab endale vahepeal parri ära Kristo. Aega natukene kokku hoida, mis on igati mõistlik. Mis on muidugi vahva, et iga kord sellise asju tehti, et siis küsiti, opa, ilus putt. Kahjuks paugi, aga väga ilus putt oli see. Et iga kord, kui sellist asja tehti, tugid ette ilusti küsiti ja ilusti vastati ka, et discgolfi etikett, et siit tuletaks kõigile meelde, et ikkagist võistlustel mängite ja kellegist ette tahate putiga trügida, mis siis, et mööda minnes ja kiirendab mängu, ikkagist viisakas on küsida. Nii, Mauri comebacker oli natukene pikem. Comebacker selles suhtes, et tagasi putt. Ta pidi 2 putti tegema. Nendele meestele see 13 meetrit on sama, mis tavaline putt. Et sealt väga palju karelda ei ole vaja. Ai, Björn. See võib vahandus natukene olla, et nüüd on ju kaugemal. Nüüd näeme, võtabki selle aja endale, et ilusti keskenduda ja endale tunnel vahtimine tekitada ja sisse panna, väga hea. Ise natukene vangutab, et ilmselt ei olnud päris keskele see vise, aga see sellegi poolest, et suur vahandus on päästud. Ja ongi esimesed 9 peaaegu läbi juba. Kord number 9, par 3, 102 meetrit. Siin on päris sirget viset, on võimalik teha ilmselgelt, aga ilmselt ei tee neist ükski mees seda
ja tuleb natukene ussitada nii eeskäe kui tagantkäe puhul, vastavalt tuleb muidugi ketas valida ning proovida siia tunnelisse tabada. Nii, ülemal näeme nüüd siis Tuule discgolfi logo, kes ei tea, siis seal on üks kettaülevaate video tehtud, kus on üks hetke maailma kuumimaid kettaid ja saab sealt ka isegi koodi, millega saab selle ketta endale odavamalt soetada. Kasutage seda võimalust. Jah, tundub, et see on selline tüüpiline tagantkäe viske tulemus. Tabas ilusti tunnelit, aga tagantkäe puhul ju feidib vasakule ja täpselt nii see ketas ka tegi. See tundub, et läks liiga paremale, aga läheb iga poolt läbi ja leiab mingisuguse teekonna kuskile, kus ilmselt ei olnud päris plaan olla. Tundus, et jõud oli kettas õige, aga suund ei olnud see, mis oleks tahtnud, aga jällegist iga poolt metsast läbi. Ka paremale ei läinud metsast läbi, see ketas ei läinud metsast läbi ja ongi põrdid sealt kindlasti ei püüa, kui just mingit huvitavat viset ei tee, mis võiks ka juhtuda. Oi, see tundub väga copy-paste olevat. Mauri viskega lähebki enam-vähem sama koha peale, et ma ikka ilmselt vaatas, et kui Eesti kõrgema reitinguga mängija sinna viskab, seal peab mingi sala ja nad tee olema ja läks ka. Ilmselt päris nii ei olnud, aga naljatada on ju hea. Opa, ilusti sinna saare peale, mis teebki selle põrki natukene pikemaks. Et võib-olla üritas selle trepi peale rohkem saada. Ja Kristo siis andis sellise pehme proovi, et väga suurt pühendumust selles putis ei olnud. Ja huvitav jah, et siit siis tulevad parrid, oleksin peaaegu juba esimese putiga ära sõnunud. Et Mauri vist on hetkel kõige kaugemal, aga ei usu, et siit ka temal probleeme on. Et ringis seest me vist hetkel teda eksimas ei ole näinud. Et on tal neid raskeid putte olnud küll, aga need on kõik ringist väljas olnud. Siit näeme täpselt, kuidas Mauri seda näppe seal ketta alla hoiab, et kes tahab kopeerida. Et siit selle vaatan ka endale saite, et tehke kiiresti screenshot. Ehk siis kuvatõmmis. Natukene üles, aga kõrgele korvile peabki sinna üles puttima. Kõik õige. Ja oplaadi ongi meil esimesed 9 korve mängitud. Björn on väikese spordi teinud ning juhtima läinud 2 viskega. Aga kuidas laheneb tagumised 9? Saamegi kohe teada, kui hakkame seda vaatama. Näeme seal. Tšau.